Tere tulemast kuulama uut podcasti osa. Mina olen Annika Nilsson ja täna on meil natukene nagu väikene sünnipäev, sest see on podcasti 10. episood. Nii et väga-väga äge ja oma väikeseid võite tuleb tähistada. Nii et kui ma lihtsalt ühel hetkel otsustasin, et tahan oma podcasti teha ja pihta hakkasin, sest mul polnud õnne aimugi, kuhu see viib. Aga täna meil on juba 10. episood. Oma teistes sotsiaalmeediakontodes, näiteks Instagramis, ma olen jaganud, kui ma rääkisin rohkem lapsevanemaks olemisest, rahumeelseks emaks olemisest, kuidas erinevate asjadega hakkama saada, siis mulle meeldis jagada selliseid kaasaegse ema häkke või kaasaegse naise häkke. Ja siis ma mõtlesin, et okei, miks mitte nagu jätkata seda häkkide jagamise teemat ka aeg-ajalt siin podcastis. Ja tegelikult minu jaoks, enda jaoks, just et kui sa oled digitaalne ettevõtja, online ettevõtja, su kontoriks on kodukontor ja sinu bossiks oled sina ise. Ja isegi kui sa oled ka tavaline 9-5 kontoritöötaja, siis vahel ikka me nagu maadleme sellega, et kuidas asjad tehtud saada. Ja siis ma täna tahakski jagada sinuga produktiivsuse häkki, et praktilisi samme, mis tegelikult ka aitavad sul saavutada rohkem, vähema ajaga. Ja tõesti, vahel ongi selline tunne, et neid igasuguseid tööülesandeid, mis me siis oleme ise endale seadnud või siis keegi teine on meile seadnud, et neid on nii palju, et see on justkui nagu mingi suur laviin, mis tuleb sinu suunas mingil hetkel ja mitte mingisugust märkimisväärset edasiminekut ei toimu. Et kui sul on aeg-ajalt selliseid episoode oma elus, siis see podcasti episood on sulle. Et ma tahan jagada sinuga 4 lihtsat sammu, et mida mina ise kasutan, kui mul on tõesti, ma tean, et asjad on vaja tehtud saada, et ma ei räägi sellest, et kuidas valida, et mis asju sa tegema pead või ei pea tegema. Ma räägin, kui sa tead, et on mingisugune kriitiline tööülesanne, et kuidas siis sellega hakkama saada. Et samm 1, vali välja üks kindel ülesanne. Et see on samm 1. Et kõigepealt vali välja üks kindel ülesanne, mida sa pead tegema. Ja tegelikult uuringud näitavad, et kui keskendume korraga ainult ühele ülesandele, siis juba tänu sellele meie tootlikkus suureneb. Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni andmetel võib mitme ülesande vahel hüppamine vähendada meie tootlikkust, produktiivsust kuni 40%. Seega kõige olulisem esimene samm, vali välja üks kindel ülesanne, mida sa tead, et sa pead ära tegema. Samm number 2, kõrvalda kõik segajad. Et kui ülesanne on valitud, siis tõesti kõrvalda kõik segajad. Sest tegelikult kulub inimesel keskmiselt 23 minutit ja 15 sekundit, et pärast katkestust uuesti keskenduda. Ja selle aja on kirja pannud California ülikoolis Gloria Mark, et 23 minutit ja 15 sekundit. Ja see tähendabki seda, et iga kord, kui sind segatakse, kaotad peaaegu pool tundi oma väärtuslikku tööaega. Seega, kuidas siis kõik need segajad kõrvaldada? On näiteks, et kui sul on mobiiltelefon enda kõrval, siis pane see, ma ei tea, isegi flight mode'i, et lennurežiimi või lülita täitsa välja. Siis kui sa teed arvuti taga tööd, siis sulge kõik mittevajalikud brauseri aknad. Et kui sul ei ole vaja seda Instagrami või Facebooki postitust teha, pane need kinni. Kui sul ei ole vaja e-maile lugeda, vaid sa pead tegelema mingisuguse, ma ei tea, müügilehe koostamisega või pane oma e-maili aken kinni. Ja
ja ma ei tea, kui sul on mingid jutuaknad seal, siis pane ka do not disturb või midagi sellist sinna peale, et ärge segage. Ja kui sa oled kuskil kontoris, siis pane ka kuidagi, anna kolleegidele teada, et sind ei saa segada. Mine kas või koosolekuruumi või kuhugi, kui sul on mingi asi nagu päriselt vaja teha ära. Et samm number 2, kõrvalda kõik segajad. Samm number 3, sea endale taimer. Et sa saad seda teha siis, kas sul on mingi arvutis, mingi äpp, või siis see on hea, kui mobiiltelefoni sa täitsa välja lülitanud, et paned sinna lennurežiimi ja siis paned seal taimeri endale. Aga see taimer peaks olema sätitud niimoodi, et see on realistlik aeg, mis võiks kuluda selle ülesande sooritamiseks. Ja tegelikult on olemas selline seadus nagu Parkinsoni seadus, mis ütleb, et töö venib täpselt nii kaua, kui selleks on aega antud. Ja kui sa tegelikult tead, et selle ülesande täitmiseks on vaid 30 minutit, sa oled pannud endale taimeri 30 minutit, siis sa keskendud rohkem ja saavutad ka parema tulemuse. Ja vahel ongi, see ei pea olema üldse pikk aeg, mis sa sinna oma taimerile panevad, vaid täiesti 25 minutit ja märkimisväärne osa tööst saab tehtud. Ja lihtsalt, kui sul on neid ülesandeid palju, siis tee need sellisteks väikesteks tööülesanneteks ja pane siis 30 minutit või 25 minutit ja 25 minutit ja nagu teed järjest neid asju hakkad ära tegema. Ja järjest lähebki. Ja see tegelikult see 4. samm ongi see, et hakka pihta. Et kui sul on olemas valitud välja üks kindel ülesanne, kõrvaldatud kõik segajad, seatud endale taimer, siis see 4. samm ongi see, et sa päriselt hakkad pihta. Ja kui sa oled ülesandesse süvenenud, siis väga suure tõenäosusega me tunneme ennast motiveerituna ja tõenäoliselt jõuad sa kiiremini edasi. Et see alustamine, pihta hakkamine on see kõige raskem osa. Kuid kui sa juba oled teinud selle ühe sammu, siis see tööülesande lõpetamine muutub palju lihtsamaks. Ja vahel, kui mina teen selliseid etappe, et mul on nüüd mingi asi vaja ära teha, näiteks ka seda podcasti osa, mul oli see mõte olnud, et ma tahaks rääkida sellest produktiivsuse häkist, aga ma veits lükkasin seda edasi, aga ta oli ikkagi mul siin kuklas, siis ma nüüd lihtsalt otsustasin, et ma nüüd salvestan selle ära. Ja alati, kui sa teed neid tööülesandeid, siis on ka selline mõte, et parem tehtud kui täiuslik. Et väga paljud meist satuvad sellise perfektsionismi lõksu. Ja kui ma näiteks selle podcasti näite tooksin, kui ma hakkaks nagu võrdlema enda podcasti kõigi teiste podcastidega, mis siin maailmas on, et kes salvestavad neid mingisuguse stuudio mikrofoniga, stuudio setupiga, supertegijate külalistega, kõik edasi. Ja kui ma seaksin selle nagu oma perfektsionismiks ja mõtlen, et mina tänasel päeval kodus oma arvuti taga seda podcasti salvestades või siis vahel ma täiesti kõndides, kui ma maal olin suvel, lihtsalt läksin jalutama ja jalutamise ajal salvestasin podcasti oma telefoniga. Et kui ma seaksin endale mingi nii kõrged perfektsionismi nõuded, siis ma ei salvestaks ühtegi podcasti osa. Aga oluline on see, et parem tehtud kui täiuslik. Ja vahel ongi väga oluline need lihtsalt ülesanded ära teha. Ja kui me mõtleme sellest perfektsionismist, siis väga tihti statistika näitabki, et see perfektsionism on üks põhjuseid, mis tekitab meil viivitamist ja stressi. Ja see perfektsionismile keskendumine on ka põhjus selles, miks me oleme madalama töörahuloluga ja suure läbipõlemisohuga ja kõike seda, et kui tegelikult ülesanne on tehtud piisavalt hästi, on see igal juhul parem, sest ta on tehtud kui see, et me püüdleme täiuslikkuse poole, mis tegelikult võib üldse selle töö või ülesande lõpule viimist takistada.
ja kui sina juba kuulad mu 10. podcasti osa, siis ilmselgelt see on okei. Et sa saad siit mingi huvitava mõtte idee ja see aitab sind veidikene sinu elus edasi. Ja mina saan jagada neid mõtteid, mis mul seal kuklas kuidagi tiksuvad sellises mulle sobivas formaadis. Kui sa nagu kuulsid, kuidas see podcasti idee üldse sündis, oli sellepärast, et ma olin suvel lastega maal ja siis kogu see suvine rütm ja kuhugi kiiret ei ole ja siis põhimõtteliselt oli päevasid, kus ma oma juukseidki ei viitsinud kammida. Oleks pidanud panema endale 3-minutilise taimeri. Nüüd kammime juuksed ära. ja siis oli see, et aga ma tahaks oma kuulajatega, minu jälgijatega suhelda, siis miks mitte teha seda podcasti versioonis, kus keegi ei pea teadma, kas mu juuksed on kammitud või ei ole. Ja ma saladuskatte ütlen teile, et praegu on mu juuksed ka kammimata. Aga mul on ka sellised natukene naturaalset lokki, et vahel ongi parem, kui nad ei ole kammitud, siis nad lähevad olenevalt juuksehooldusvahenditest liiga kahuseks. Ja vahel see mitte kammimine on neile palju-palju parem. Nii et igal juhul ma tahtsin kokkuvõtteks sulle siis öelda, et kui sa jälgid neid 4 sammu, et vali välja üks ülesanne, sea endale, kõrvalda kõik segajad, sea endale taimer ja siis lihtsalt hakka pihta, siis võid saavutada palju-palju rohkem ja kulutades selle ajal palju vähem energiat ja aega. Ja pea lihtsalt seda meeles, et oluline ei ole see, et oleks täiuslik, vaid vahel on see, et parem tehtud kui täiuslik. Et ei tasu sinna perfektsionismi lõksu ka langama. Igatahes loodan, et said kasulikke mõtteid. Pane like, subscribe, võid jätta kommentaari. Nii et aitäh sulle! Tšau!